No nii, hakkame siis pihta. Kontrolltöös on sul tegelikult 2 ülesannet, kui aus olla. 2 ülesannet. No sisuliselt jah. Miks siis niimoodi seekord? Pole midagi panna sinna. Mõtle veel midagi. Seal Oma ongi, peas. et esimene ülesanne jaguneb 3 ja teine ülesanne jaguneb vist 2. Nojah siis. Et esimene ülesanne piirväärtuste puhul need määramatused. Me vaatleme teiega 3 määramatust. Üks oli see, teine oli see ja 3. oli see. Nii, see esimene määramatus, seal on ka jälle 3 varianti põhimõtteliselt. Esimese variandi puhul siin on niimoodi, et X peab lähenema lõpmatusele. Tavaliselt läheneb ka, seal ei ole probleemi sellega. Lihtsalt mainime ära igaks juhuks. Et siin siis, mis siin toimub, kui on lõpmatusega, praegu tulebki välja, et ülesse tuleb lõpmatus, alla tuleb lõpmatus, jagada oma vahel ja ei saa jagada. Et sellise puhul tuli X-i kõige suurem aste tuua ette lugejas ja nimetajas. Ja siis sulgudes olev asi tuleb jagada läbi sellega, mis sa sulgud ette tõid. Ja need jagatised, kus siin X-id jäävad sisse, tavaliselt X jääb sisse nimetajasse, eks need muutuvad nulliks, need murrud. No antud juhul seda saab siin taandada, eks siia tuleb 1 ja siia jääb lihtsalt 2 X-indikku, -1. All on X astmes 4, need siit eest taandame ka ära. Ja siit, kirjutan ühe korra välja veel, siis on selgem, mis siin toimub äkki võib-olla. Siin üle on siis 2 X-indikku -1 jagatud X-iga. Nüüd see läheneb nullile, kui X läheb ilgelt suureks, sest 2 jagad ilgelt suure arvuga, vastus tuleb nulli lähedane arv. See on 0, aga siin on nüüd nii, et lugeja on -1, aga all on X ja see läheb lõpmatusse, eks. Ehk kui X jääb nimetajasse alles, siis vastus on 0. Sest ma -1 jagan ilgelt suure arvuga, vastus on nulli lähedane arv, eks. Nii, teine variant, mis siit samast võib välja tulla, on see, et vastus on lõpmatus. Ja nüüd vastavalt sellele, mis need märgid siin on, vastavalt sellele tuleb see lõpmatuse märk. Nii, siin peab olema siis X ruut, ehk siis lõpmatus tuleb siis, kui ülesse jääb X sisse. Vaatame, mis märgiga lõpmatus siit tuleb, pluss või miinus. Tehnika on sama, eks. Kõige suurem X-i aste läheb ette, sulgudes jagad läbi sellega. Taandad ära nii palju, kui saab siin. Need jälle taandan ära. Nii, nimetaja antud juhul läks praegu üldse 9, ehk me nimetajat ei pea üldse enam vaatama, et mul on siin sulgudes on X ja siis sulgudes on 1 - 2 X-indikku. Nii, see läheneb, kui X läheb ilgelt suureks, see läheb nulliks. Ja jääb siis 1 - 0 ehk 1. Ja X läheb ilgelt suureks, lõpmatus korda 1, see on ikka lõpmatus, pluss lõpmatus tuli praegu. Sest see arv, mis üle jäi, oli positiivne. Oleks see olnud negatiivne, näiteks -1 oleks siin, siis tuleks lõppvastus miinus lõpmatus. Nii, aga praegu oli pluss lõpmatus. Nii, ja 3. variant esimese määramatuse puhul on selline, kus tuleb vastuseks mingi arv. Toon praegu näiteks hästi kiiresti lihtsad, nii-öelda lihtsad variandid, eks. Neid keerulisemaid me oleme teinud
ka teiega, saad eelmistest konspektidest vaadata töö ajal, kui vaja on. Kui on mingi detail, mis ei ole meeles. Sest ma no R-il natuke seal modifitseerisin neid piirväärtusi. Tegin natuke põnevamaks, aga ma arvan, teile ma valin lihtsalt nende seast, mida me oleme juba lahendanud, valin mingid piirväärtused. Ei hakka nagu lolliks minema. Või tahate, et lähme lolliks või? Et teeme põneva töö? Ei, just väga ei taha. Põnevad töö. Põnevaid töid ei taha või? Pole just väga matemaatikas väga huvitatud põnevatest töödest. No vot, jah, siis on paha lugu. Ei, noh, ei ole paha lugu selles mõttes. Kõik on hästi. Nii, siia jääb alles siis siuke asi pärast taandumist. Nüüd x läheb ilgelt suureks, 1 jagad x-iga läheb nulliks ja jääbki vastuseks 1. 3 varianti, kas on 0, mingi arv, konkreetne arv, praegu on 1, mõnikord tuleb 7 ja mõnikord tuleb -25 kolmandikku. Või lõpmatus on vastus 3 varianti esimesel määramatusel. Teisel määramatusel samamoodi. Ei, teisel ei ole 3 varianti. Teisel on lõpmatu palju variante. Tähendab see 0 jagada 0-iga. Mida ma tegin nüüd? Et see oli esimese määramatuse kohta. Teise määramatuse kohta näited. Siin on lihtsalt need näited, et mis asjad sul siin 0 jagada 0-iga, kuidas nad tekivad. Noh, näiteks võib juhtuda nii, et siin on mingid √3 liikmed. Noh, √3 liikmed oli vaja tegurdada, eks, sest kui sul on 0 jagada 0-iga määramatus, -4 läheneb x, eks. Nii. Kui sul on 0 jagada 0-iga määramatus, siis see, mis töötab, on see, et tuleb nii-öelda tegurdada ja siis taandada ära see määramatus on välja taandada nii-öelda. Ehk siis siin ma ei võta suurimat x-i astet sulgud ette ja ei jaga läbi, nagu me tegime selle lõpmatusega, vaid ma võtangi siis sellise, kui saab sulgud ette võtta, võtan siis ühise osa sulgud ette seekord. Ja √3 liikmed, nagu nimetajas on, need tegurdan ära. Et leian 0 kohad ja siis panen sulgudesse, nii nagu me tegurdasime √3 liikmeid. Nii, ehk siis siia alla oleks vaja lahendada ära see ruutvõrrand, et √3 liiget tegurdada. Ja üleval saab võtta x-i sulgud ette, eks. Ja siis loodetavasti saab midagi taandada. Kui hästi läheb. Juurika alla tuleb 100, ehk siis 10 on siin. Seda piirväärtust me oleme vist teiega leidnud juba ka, aga vahetile saab siia veel teha igaks juhuks. Nii, 6 tuleb siit. Ja teine tuleb, siis peab 4 tulema, tuleb või? Või -4 tähendab peab tulema, tulebki. Nii, ja siis tegurdame ära.
üleval x sulgud ette ja siia jääb x pluss 4, et x pluss 4, nagu sa näed, ongi see, mis tekitab seda nulli siia. Kui panna x asemele -4, no see on esimene asi, mis sa proovid, eks. Kui sa piirväärtuse kätte saad, kui siin on mingi konkreetne arv. Sa panedki igale poole x asemel -4 siia ja arvutad, mis tuleb. Praegu juhtus, et tuleb 0 jagada 0-iga, eks. Siis see annab märku, et nüüd on vaja tegurdada midagi, et saaks ära taandada selle osa siit valemist, mis seda nulli siia tekitab. Praegu on see x pluss 4. Nii, alla tulebki siis vastandmärgiga panen need lahendid siia sulgude sisse. Ja x pluss 4 on ühine osa, selle taandame ära. Ja jääb alles x ja alla jääb x miinus 6 ja nüüd panengi x asemele -4 uuesti. Ja nüüd ei teki määramatus, nüüd saab arvutada. Tuleb siis 4/10 ehk 0,4. Nii, üks variant on selline 0 jagada 0-iga määramatuse puhul, kus sul on mingid ruutvõrrandid või on vaja sulgud ette võtta midagi, et taandada, eks. Aga põhiline on see, et peab taandama midagi. Teine näide 0 jagada 0-iga on siis selline, no neid me tegime väga ammu, siin teema alguses tegime neid. On selline, kus sul on vaja siis nimetajast irratsionaalsus on vaja kaotada. Ehk siis selline teisendamine. Et siin ei ole mingeid ruutvõrrandeid ega midagi, vaid on teist tüüpi tegurdamine ja see on siis irratsionaalsuse kaotamine nimetajast. Nii see irratsionaalsuse kaotamine nimetajast, kuidas ta käis? Enne kui seda tegema hakkad, siis tuleks panna x asemele -3 ja vaadata, kas siin tekib üldse määramatus. Äkki ei tekigi. Äkki saab kohe arvutada. Aga ülesse tuleb 0. Kui panen x asemele -3, alla tuleb -3 pluss 4 on 1, 1 ruudus on, 1 ruutjuur 1 on 1, 1 miinus 1, 0. Ehk tuleb siis 0 jagada 0-iga. Määramatus. Nii, ainuke asi, mis siin praegu aitab, on see, et ma laiendan seda sellise asjaga. Sellise asjaga laiendame. Miks sellise asjaga? Noh, sest siis tekib siia alla ruutude vahevalem. Kui vaadata siin eraldi seda. Et siin on see, selle korrutame sellega. Et see juurikas on A, kui tahad nii mõelda, miinus B, mis on A pluss B, eks. Ja need on korrutatud oma vahel. Ehk siis see üleval võrdub siin A ruut miinus B ruut ja sama teeme all siis ruutjuur x pluss 4 võtad ruutu, tuleb x pluss 4 miinus B ruut ehk siis miinus 1 ruut ehk 1 ja siit tuleb x pluss 3, jah, on nii. X pluss 3. Ehk alla siis nimetas tekib siuke asi. Aga üleval me korrutame selle säbru, mis iganes siin on. Korrutame. Nii, ja nüüd kui x läheneb -3-le, siis kui ma panen nüüd uuesti x asemel -3, siis mul ikka 0 jagada 0-iga tekib, sest see x pluss 3 ongi see, mis tekitab seda määramatust. Aga õnneks need saab ära taandada siit. Ja jääb alles ruutjuur x pluss 4 pluss 1. Siin x asemele paneme nüüd -3 ja siis saan siit ruutjuur 1 on 1 pluss 1 tuleb 2 vastuseks. Tuleb 2. Nii, ja kolmas variant veel, missugust teisendamist siin võib olla.
on siis selline, kus samamoodi jälle on see irratsionaalsus seal nimetajas. Aga seekord ei pea midagi laiendama siin, vaid saab kohe taandada, kasutades siis korrutamise abivalemeid. Noh, siin see x-1, sellest pead mõtlema, et see oleks justkui a ruut miinus b ruut, mis võrdus a miinus b, a pluss b. Nii, kui see on nüüd, kui x on a ruut, siis sulgudes peaks olema ruutjuur x-ist, eks. Miinus ruutjuur 1, mis on 1. Ruutjuur x-ist pluss ruutjuur 1, mis on 1. Sest kui alguses, kui ma saan selle piirväärtuse siin kätte, vaatan seda piirväärtust tähendab, ja panen x asemel 1, siis tuleb 0 jagada 0-ga, eks see on selge. Nii, aga nüüd see x-1 asendub nüüd nende sulgudega. Sest 0 jagada 0, kui 0 jagada 0-ga määramatus on, siis on vaja midagi tegurdada alati. Nii, ja siin saan need ära võtta ja jääb ruutjuur x-ist pluss 1. Panen nüüd selle 1 siia x asemele, see on 2 jälle. Juhuslikult. Nii, selline asi, jah. Need on nüüd need 2 esimest määramatust, 3 varianti, eks. Esimesel määramatusel oli see, kui tuleb 0 lõpmatus või mingi arv. Teisel määramatusel on siis erinevad teisendusviisid. Üks viis oli see, et sul on mingi ruutvõrrand vaja lahendada või sulgud ette võtta midagi. Teine variant oli see, et sul on vaja irratsionaalsus kaotada ja kolmas variant oli kasutada korrutamise abivalemeid. Noh, näiteks see on see a ruut minus b ruut või mis seal veel on. A pluss b sulgudes ja ruudus kõik need valemid. Et neid on vaja kasutada, et nende abil saab taandada. Põhiline on teise puhul, 0 jagada 0 puhul, et saaks midagi taandada. Midagi taandada ei saa, siis on kellad. Nii, ja kolmas... Lebo ju. Lebots. Ja kolmanda määramatuse puhul lõpmatus miinus lõpmatus, ma panen sulle ainult ühte tüüpi varianti siia. Ja see kolmas määramatus on selles mõttes ei ole iseseisev määramatus, et me tegelikult selle teisendame ümber. Selle lõpmatus miinus lõpmatuse teisendame ümber, kas siis lõpmatus jagatud lõpmatuseks või 0 jagada 0-ga määramatuseks, ehk siis selle kolmanda määramatuse lahendame ära esimese 2 abil. Nii. Kõigepealt panen ühe x-i asemele, vaatan, mis juhtub. Esimene murd tuleb 3 jagada 0-ga, teine murd tuleb ka 3 jagada 0-ga. Noh, 3 jagada 0-ga see on lõpmatuseks. Ehk siis lõpmatus miinus lõpmatus on siin see määramatus. Lõpmatus miinus lõpmatus. Ja kuigi ma jagan sama arvu 0-ga, eks, 3 jagada 0-ga ja teise 3 jagada 0-ga, siis need lõpmatused ei ole võrdsed, sest 2x miinus 2 kasvab aeglasemalt kui x ruut miinus 1. Ehk tegelikult see teine lõpmatus on nii-öelda kasvab kiiremini. Läheb kiiremini suuremaks. Nii, aga et seda teisendada, siis on vaja ühine nimetaja leida. Eks, murrud on vaja kokku võtta, sest siis võib tekkida 0 jagada 0-ga määramatus või lõpmatus jagatud lõpmatusega, oleneb, mis siit tuleb. Aga siit siis tuleb 0 jagada 0-ga, sest x läheneb 1-le. Nii, aga ma teisendan siia kõrvale kuskile ära selle, need murrud. Nii, nimetajas esimeses 2 läheb sulu ette. Ja teise nimetaja kirjutan ümber. On see avaldiste lihtsustamine 9-ndast, jah, mis te tegite kunagi ammu. Või 10-ndast tegime ka nüüd tegelikult. Nii, siia läheb x pluss 1 laiendaks ja siia läheb 2 ja siis saan ülesse saan. Avan sulud 3x pluss 3
-6 ja alla jääb 2. Me paneme siis x -1 ja x + 1. Nii, üleval on 3x ja +3 -6, 3 - 6 on -3, ehk siis 3x - 3. All on ikka seesama jama. Nii, 3 saab lugejast sulgud ette võtta. Sulgudesse jääb x - 1. X - 1 saab ära taandada. Ja jääb 3. Ja alla jääb 2x + 1. Ja sellest peamegi leidma piirväärtuse. Aga sellest on nüüd väga lihtne leida, sest määramatust ei ole enam. Nüüd kui paned x asemele 1, siis kõik on hästi. Siis saangi vastuseks 3, üleval jääb 3, all on 2 × 2 ehk siis 4. 3/4 on selle piirväärtuse vastus. Nii. Lõbus või? Jep. See on tõesti põnev. See on ju nagu see kolmas variant on nagu sa lihtsalt võtad selle ühise, selle nimetaja võtad alla ja sa teed nagu ära ja siis teed seda jagamisvärki. Ei ole ju midagi keerulist tegelikult. Ei tohiks olla, jah. Ja minu arust on küll kõik need 3 varianti päris keerulised, nii et üksinda küll ei oskaks teha. Nojah. Kui sa võtad need limmid, värgid ära, siis see on põhimõtteliselt see, mis sa mingi õppisid 8. 9. Mingi selline värk. Nii on, jah. Et see kogu see 10. kui me tegime neid avaldiste teisendamisi, kogu see teema on siin sees, lihtsalt see limm on ees igal pool. Et sa siis saad taandad need murrud ära, toimetad siin ära nendega ja siis see liimes teeb veel mingi oma triki nii-öelda, paneb peale siia. Ehk tegelikult me õppisime ühe triki juurde, vanale trikile õppisime ühe triki peale juurde veel. Okei. See, miks me üldse selle piirväärtusega jaurama hakkasime, tuleb välja järgmises uues teemas pärast kontrollid, mis me hakkame õppima järgmine nädal siis seega. Selleks on funktsiooni kiiruse arvutamine. Funktsiooni kiirus. Ja näiteks sul on mingi keha liigub lambist kuskil, hüppab ringi. Sa tead valemit, mis kirjeldab selle keha liikumist ja siis tahad teada, mis on selle keha kiirus mingil suvalisel hetkel, mida näitab see spidomeetri näiteks sellel hetkel, autoga sõidad. Siis selle spidomeetri näidu arvutamiseks meil on vaja piirväärtust kahjuks. Väga kahju. Aga me kasutame piirväärtust ainult defineerimiseks, need valemid ise on lihtsamad. Ühesõnaga, üks valemite unnik tuleb jälle peale, aga no pole hullu. Odab, et varsti saab ikka kooli. Ei tea midagi siin. Nii, aga see on üks teema, eks see on esimene kontrollide teema. Kurat, mul on iga pool samad tähised risk. Nii. Selline lugu. Teine oli see katkevuskohtade leidmine. Ja ühepoolsete piirväärtuste arvutamine. See on teine teema. Ja seal, mis ülesande me seal lahendasime, seal oli nii, et sul on mingi funktsioon on ees. Sina pead leidma siis, millised x-id on sellised, mis tekitavad nulliga jagamist, katkevust. Nii siis pidid leidma ühepoolseid piirväärtusi. Iseloomustama neid funktsioone, mida funktsiooni väärtus enne seda katkevust ja pärast katkevust teeb. Ja väikseid jooniseid tegime ka, eks? Tegime. Kah. No esimese näitena vaataks sellist funktsiooni.
näiteks selline funktsioon. Nii, katkevuskoha leiad siis. Millega x peab võrduma, et tekiks error. -1-ga. Nulliga. Ja -1 sobib, eks, miks? No siis on see lugeja 0. Jah, aga see võib olla 0, eks. Jah. Aga nimetaja ei tohi olla. Mhm. Nii, ja nüüd on vaja uurida, mida see funktsiooni väärtused teevad enne 0 ja pärast 0. Ehk kas nad lähevad lõpmatusse need otsad või mis seal toimub. Ehk siis läheneme 0-le vasakult ja vaatame, mida see avaldise väärtus teeb. Nii, siin selles mõttes on lihtne, et kui paned 0 asemele x-ile, siis saad, et 1 jagada 0-ga, eks. 1 jagada 0-ga on lõpmatus. Nii, nüüd on küsimus, et kui ma lähenen 0-le vasakult, näiteks ma võtan sealt vasakult, 0-st vasakult poolt arvteljalt, võtan näiteks mingi arvu. Ütleme, 0 on siin vasakult, võtan siit hästi 0 lähedalt, võtan -0,0001 näiteks. Et kui ma sellega nüüd arvutan, kas see lugeja saab tulla negatiivne, lugeja. Kas saab tulla negatiivne, kui panna x asemele -0,001? Ei saa, ehk see on positiivne. Kas nimetaja saab tulla negatiivne? Ei saa. Ei saa. Ehk siis meil on positiivne 1 ja jagame nii-öelda positiivse 0-ga, kui nii võib öelda. Sest ma võtsin ta ruutu, eks. Ja see on pluss lõpmatuse vastus. Nii, ja kui läheneme nüüd paremalt poolt 0-le, ehk nüüd on kõik niikuinii positiivne, siis siin on ka vastus pluss lõpmatus. Nii, ja kui joonist nüüd teed, joonise puhul ainuke asi, mida sa pead lisaks veel arvutama, kui on vaja joonist teha. No üks variant on see, kui paned GeoGebrasse lihtsalt ja saad selle joonise kätte. GeoGebra teeb sinu eest ära kõik töö. Aga milleks teha GeoGebraga, kui saad ise teha? Ise on ju lõbusam. Nii, see Y-telg on nüüd see katkevustelg, eks see on see, millele me lähenesime vasakult ja paremalt ja siis vaatasime, mida funktsiooni väärtused teevad. Kui siin on kirjas, et x läheneb 0-le vasakult, eks see vastus on pluss lõpmatu, siis järelikult see joon peab minema alt ülesse kuidagi. Aga miks ma läksin praegu siit x-teljest läbi? Sellepärast, et siin on 0 koht. See, mida Andrus alguses ütles, et kui x asemele panna -1, siis y tuleb 0, eks. Ehk siis see on see 0 koht, kus ta läbib. Juhul, kui lugeja ei ole kunagi 0, näiteks kui ma võtan selle x-i siit ära, näiteks siin ainult kogu aeg on positiivne, eks 0 kunagi ei ole, siis see joon hakkaks x-telje pealt minema niimoodi üles. Et siis ta x-telge ei läbi, kui tal 0 kohta ei ole. Aga siin on, siis ta läbib. Aga kui lugeja peal on mingi x ja siis mingi arv ja kui siis saab nagu 0 kohta leida, aga kui on lihtsalt mingi number, siis ei saa. Siis ei saa. Ja siis läheb lihtsalt niisama üles. Jah. Siis ta x-telge ei läbi, siis ta on kogu aeg x-teljest üleval pool, kui ta näiteks pluss lõpmatusse läheb. Näiteks nagu on siin 0-st paremal. Kui me läheneme 0-le paremalt poolt, siis y-i väärtused 0 kohta siin ei ole, eks, ja ta ei saa lõpmatusse minna ilma, no kui ta hakkaks alt tulema siit, siis ta peab läbima x-telge, eks, ta ei saa minna lõpmatusse. Aga kuna ta ei tohi siit alt tulla, siis tal pole 0 kohta seal. Siis ta peab hakkama tulema x-telje pealt ja läheb üles lõpmatusse. Eks selline pilt on siis. Nii, see oli üks variant nüüd, kui on üks katkevuskoht. No mis variandid veel on siis?
kohe on tund läbi ka, aga vaatame kiiresti ühe funktsiooni, millel on panen nii, et 0 kohti ei ole, seekord lugeja on kogu aeg 1, aga all on näiteks x ruut -1. Ehk see tähendab seda, et tal on katkevuskohti on 2 tükki praegu, miks? Sest meil on 2 erinevat varianti, millal see nimetaja 0 on. 2 erinevat varianti, ehk siis kui sul nimetajas ei ole ainult x, vaid sul on mingi avaldis, midagi on seal veel lisaks x-ile, siis see avaldis on vaja panna võrduma 0-ga ja lahendad võrrandi katkevuskohti otsides. Nii, ja siit saame, et x ruut võrdub 1. Nii, ja siis võtad ruutjuure ja x1 on, ehk esimene katkevus on siis, kui x on 1, sest ruutjuure 1 on 1 ja teine katkevus on, kui x on -1. 2 tükki on neid. Mis tähendab seda, et meil on vaja teha 4 piirväärtust, et alguses läheneme +1 vasakult ja paremalt ja siis -1 vasakult ja paremalt. Kõigepealt siis vasakult. Nii, nüüd me läheneme 1 vasakult, eks, arv telje peale 1. Kui kell kukub, siis võite... oota, mis kell tund lõpeb? Pan segast. 15. Ei, 05 lõpeb või? Jah. Päriselt või? Ja 05, jah. Jaa. Okei. Ühesõnaga, kui läbi saab, kui sa ei saa olla, siis pane jooksu, aga ma teen selle lõpuni, see videosse teen ära. Nii, 1 vasakult võtan siit ühe arvu, mis see võiks olla näiteks 0,99 ja panen siia x-i asemele. No igal juhul jääb 1 jagatud 0-ga tekib siia igal juhul, eks. Ehk see vastus on lõpmatus igal juhul. Need on küsimused, mis märgiga see lõpmatus on ja see oleneb nüüd nimetajast, kuna lugeja on kogu aeg positiivne. Ma panen siia 0,99, ehk võtan ühest vasakult poolt ühe arvu, sest me läheneme vasakult poolt. 0,99 ruudus, -1 tuleb negatiivne. Järelikult see on miinuslõpmatus, millele ta läheneb siit. Nii, ja kui tulen paremalt poolt ühele lähenen, siis nüüd ma peaksin x-i asemele panema prooviks näiteks 1,001. Kui ma seda teen, siis nimetaja on positiivne. Ehk siis see läheneb plusslõpmatusele. 1 jagada 0-ga, positiivse 0-ga nii-öelda, kui võib nii öelda, on positiivne lõpmatus. Nii, ja siis teine katkevus on veel. Me vaatasime, mis tunnis oli isegi kolme katkevusega meil üks funktsioon. Olid ajad. Olid ajad, et ma vaatan, kas teil töös ilmub selline või mitte, vaatame, kuidas tuju on. Oleks põnev. Siis paneme, aga jah, oleks põnev. Nii, nüüd on see -1. No -1 on selles mõttes, negatiivse arvud üldse on paha vaadata, kas ta on positiivne või mitte, sest siin tekib teatud dilemma, siin näiteks kui ma võtan nüüd x telje, siin on -1, mul võtan vasakult poolt ühe arvu. See võib olema nüüd -1 väiksem, ehk ta on rohkem miinustes, ehk ta on siis -0,001. Nüüd kui ma panen selle x-i asemele, -1 lähenen vasakult. Panen selle x-i asemele, see läheb positiivseks, nimetaja on positiivne, ehk ta läheneb siis plusslõpmatusele, sest 1 jagada 0, 1 jagada positiivne 0 on lõpmatus. Ja teiselt poolt, et vastupidi juhtub sellega, mis enne oli. Paremalt poolt lähenen, siis nüüd tuleb ta väiksem ja tuleb miinuslõpmatus, ma võtan paremalt poolt ühe arvu, näiteks -0,99. Mõtlen ruutu, muutub positiivseks, eks. Lahutan ühe maha, tuleb negatiivne arv, 1 jagada negatiivsega on miinuslõpmatus. Nii, ja nüüd kui joonist teeme,
siis kuna meil on 2 katkevuskohta, siis me teeme 2 katkevustelge. -1 juures, vaatame, mida teeb ja 1 juures. No lihtsam on selles mõttes, et tal 0 kohti ei ole, ehk ta siis x telge ei läbi, see funktsiooni graafik kuskil punktis. Ehk siis nüüd ongi niimoodi, läheneme -1 vasakult, see on siin, eks. Peame jõudma pluss lõpmatusse. Ehk lähenen vasakult ja pean jõudma pluss lõpmatusse. Nii, x telge läbi ta ei tohi, sest 0 kohti ei ole. Nüüd lähenen -1 paremalt, pean jõudma miinus lõpmatusse, järelikult siis. Nii, kuna siin 1-ga toimub ka mingid trikid, siis ma teen siit, lähenen x-dega lähenen paremalt ja siis y läheneb samal ajal miinus lõpmatusse. Nii, kui läheneme 1 vasakult, siis läheb ka miinus lõpmatusse, ehk siis see joon siit jätkub ja läheb ka miinus lõpmatusse. Ja kui me läheneme 1 paremalt, siis on pluss lõpmatus. Läheneme 1 paremalt ja siis läheb pluss lõpmatusse. Selline graafik siis. Jah, aga aitab küll.